6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad üle kogu maailma, nagu öeldakse. Peaks olema meid näha ka väljaspool Eesti piire, ei tohiks olla geoblokki peal, aga kui on, siis on nii. Mr. Worldwide, Gunnar Leheste stuudios. Stuudios siis saatejuhid Gunnar Leheste ja Roland Poom. Teeme videokõnega Leoni Kaspar Ruusile ja saate lõpus olge meiega, mängime Kahooti. Laadige alla Kahooti rakendus sealt, kus rakendusi alla laaditakse ja vist saab ka veebis, ma olen kuulnud. Jaa, saab küll. Kirjutadki Kahoot. Mis iganes see lõpp on, guugeldage Kahoot. Ma ei mäleta, see ei olnud .com vist, aga saab küll, jah. Ühesõnaga, guugeldamisoskused on kõigil olemas. Tere hommikust ka. Tere hommikust. Varajane hommikutund jälle. Ega hommikut ei saa ju ilma nokota. Ei, ja ma just reklaamist nägin, et kõrge kofeiini sisaldus, mida mul on hetkel väga vaja, sest öötunde jäi olematuks. Olematuks, mis nüüd juhtus? Nüüd juhtus see, et oli sünnipäev ja siis on laps ja siis lõpuks oli vaja Tallinnasse Rakveres sõita, siis see öö jäi vahele. Kuidas siis sünnipäeva trall oli? Vahva, tore on näha sõprusugulasi ikka. Aha, palju rahvast oli? Ei olnud palju, ma arvan, me olime 6 või 7, nii et siin vaikne rahulik istumine. Vaatasid rallit loomulikult? Boksi ja rallit. Boksi ka, jah? Ja. Ma olin boksil koha peal. Jube lahe üritus tundus, aga ei, selline sportlik sünnipäev oli, ütleme nii, et tugida oli sporti nautidad. Jaa, boksist me täna ei räägi, küll aga räägime rallist ja päevapilt, kui saaks kuvaks ette, Esa-Pekka Lappil. Nii nagu meil Otiga läks reede esimene katse, siis Esa-Pekka Lappil juhtus selline asi. Päris raju ausalt öeldes, et selline hästi süütu viga tegelikult. Ütleme, et see oli Jaanus Ree pilt ka, et keegi ei kahtlustaks meid varguses. Hästi lihtne viga, tegelikult midagi sarnast nagu oli Katsutal. Läks tagaots lohisema ja viskas auto nii-öelda pool spinni ja tegelikult ütleme nii, et halbad asjade kokku sattumus, et seal see elektripost oli. Poleks olnud, tõenäoliselt oleks ta seal võsa vahel lihtsalt ja võib-olla oleks saanud jätkata, ma ei tea. Et väga väike viga, aga väga suur selline damage autole ja loomulikult tulemusele. Ja kahju loomulikult soomlasest, aga mis kõige ohtlikum vast on see, et meil on nüüd ka natukene 100 kilo, oli 100 kilo või? 100 kilo hübriidi autos, mis võib omakorda selle ohtlikumaks teha, ma ei tea, joppas või? Tegelikult ma ütleks, et see hübriid on nagu ennast selles mõttes tõestanud turvalisuse mõttes, et kohe tegelikult, kui sa mäletad, kui tehti selle Rally 1 auto teste, siis Neville viskas selle auto kuhugi väga sügavasse kraavi põhja ja tegelikult sealt oli juba näha, et okei, et vist see hübriid on piisavalt turvaline. Kõik need avariid, mis tegelikult olnud on, pole mingit probleemi turvalisusega olnud. Et tundub, et see on nagu okei ja sellepärast muretsema ei pea. Aga selles mõttes tegelikult Lappi tegi ikka nagu vägeva ralli, ülivägeva ralli ja ma arvan, et ei osanud ta ka ise seda oodata, et ta suudab sellist tempot siin teha. Kahjuks nii lõppes, aga see on rallivärk. Loodame, et tal ikkagi tuleb neid võimalusi veel sellist sõitu teha. Ja nüüd on võit ainult Ogier üles korjata 35 sekundit, 35,8 kui täpne olla, jääb siis Elvin Evans temast maha ja 40,1 sekundit Thierry Neuville. No me ütleme küll, et võit on üles korjata, aga meil on veel 60 kilomeetrit sõita ja üks neist katsetes 35. Mehikos võib kõik juhtuda. Selles mõttes, et me oleme ka näinud varem, kus Ogier Power Stage'il välja sõidab ja võidu ära annab, et ükskord oli Hispaaniat selline lugu. Aga siin on päris huvitav lugu nüüd. Kui niimoodi see asi lõpeb, siis ja Power Stage'i punkte praegu arvestis, Sebastian Ogier läheb sarja liidriks. Mis on väga... Sellest intriigist saame veel rääkida täna. Selle kohta on paar küsimust ka tulnud. Et päris, ütleme, selline kentsakas seik. Ja küsimustest rääkides, 6kaik@delfi.ee on see aadress, kuhu küsimusi ootame ja tänases saates läheb loosi meil üks särk. T-shirt store on selle välja pannud.
saate valida endale sealt kodulehelt oma slogani või siis oma pildi peale panna. Mitte võite ka oma pildi panna, oma näoga. Ükskõik mida. Kas me Nokot ka anname täna? Nokot ei anna. Nokot saame meie juua. Ja õhtuses saates anname kasti Balbino jääkist. See on üks raju kink. See on raju kingitus. Jaa, seda tahaks isegi. Aga 6. kaik, et delfi.ee, pange kas või saate ajal meie küsimusi ja siis nii ongi. Vaatame, mis Kaspar räägib meile või? Kuulame, mis Kaspar räägib. Kaspar Leonist. No nii, buenas noches, Mexico, Leon. Tere, Kaspar. Buenos noches, teritus. Kuidas siis meeleolud tänasest võistluspäevast? Natukene päikes ka siia Oti rallisse? Oti rallisse päikest natukene küll, jah, nagu ta ütles, et parem päev kui reede, et seekord sai tehniliste probleemideta läbi ja tekkis lõpuks võimalus natuke aru saada, kus nad kruusal konkurentidega võrreldes autoga on. Küll aga, mida ta ka katselõpu intervjuudes ja ka minu intervjuus mainis, et ei saa autot enda jaoks sobivaks, et tema ei sõida nii, nagu auto tahab ja auto ei sõida nii, nagu tema tahab, nagu ta ütles. Kuule, meil on täna Noko, mis firma sul on? Minul on mingi kohalik Bonafonti vesi, mis on juba tühi. Kas need tõusva päikesemaa kolleegid on sul endiselt teist päeva järjest seal pidutsemas? Ei ole, kahtlustan, et eile võis pikale minna. Aga rääkides, mis ikkagi rallis toimub, siis kas Soome kolleegid on ikka veel nii rõõmsad nagu eile ja üleeile või on neilgi natukene päike pilve taha läinud? Ei, Soome kolleegid ei ole üldse enam nii rõõmsad. Ütleme, hommik oli nii-öelda copy-paste reede hommikust ainult selle vahega, et seekord oli temad selle pettunud nagu seal. Et nad olid lappi kiiruse ja kõige üle väga uhked ja siis, kui ta esimesel katsel kohe niimoodi matsu pani, siis põhjanaabrid olid ikka väga pettunud olekuga. Ja neil, mis neid tegelikult ka veel muretsema pani, oli see, et ka Ravampera ei ole nagu päris poodiumeitluses sees, et on küll 4, aga ajaline vahe on päris suur. Olete Lappit ennast ka näinud, on ta kommentaare ka jaganud? Ma ise ei näinud, ma tegelikult õhtuse pausi ajal jäin ka teda ootama, aga ta tuli nii kaua ja siis ma läksin lõpuks meediakeskusse tagasi teisi lugusid kirjutama. Aga mis ma nägin, mis ta WRC eetril andis, et võttis selles mõttes, ütles, et tema enda puhas sõiduviga oli, et see huvitav lause oli see, et ta tundis, et ta sõitis natuke liiga aeglaselt. Et vahel on nagu liiga aeglaselt sõitmine on ka halb, et siis kaob see õige rütm ja tunne ja taju kuidagi ära ja see talle seal vist lõpuks ka kätte maksis. Räägi veel tänastest põnevamatest sündmustest neile, kes öö läbi ja õhtu läbi ei ole saanud rallit vaadata. Tegelikult see Lappi pauk oligi selles mõttes kõige põnevam sündmus, et sealt hakkasid omakorda asjad argnema, et ralli 2 meestel jäi hommikul ära 3 esimest kiiruskatset. Nad said hommikul teha ainult selle lühikese nii-öelda kiire katse ja kuna neile määrati nominaalaeg vastavalt Jordan Zerderis aegadele, siis tänu sellele hakkas Ott Tänak hakkas üldarvestuses tõusma. Ja kuna õhtupoole seal paar venda kukkusid ära, siis Tänak tõusis päeva lõpuks ju tegelikult juba 11. kohale. Aga mis muidu veel võistlusest huvitav ongi, ma arvan, et Evansi ja Neville'i heitlus teise koha peal, et ega seal muud väga ei ole, et vahed on ju pärast seda ja enne seda nagu väga suured. Just nii. Räägi Mexico ralli publikust ka. Tundub selline, ega neil väga vahet ei ole, kes seal eespool on, või kuidas sulle tundub, on nad väga ralliteadlikud või lihtsalt naudivad seda põrinat ja seda melu, mis seal on? Ma ütleks, et kohati, nii palju kui rallipargis tundub, siis ikka mõlemat, et naudivad melu alates umbes keskpäevast, kui hommikul minna ralliparki, siis see on veel tühi loomulikult, aga kuskil 12 alates käib päris lõbus korralik melu seal
rallipark on rahvast täis, kes sööb, joob, kes tantsib, kes käib autosid uudistamas. Ja kui on need intervjuutsooni ajad, siis ikkagi need ääred, mida ka videos on näha, on rahvast täis ja kõik hõikavad ja paluvad autogramme. Ja nagu täna paistis, siis kõige populaarsem on paistab olevat Ogier, kes sai päris toreda aplausi juba vahepeal. aga söögist-joogist rääkides on sul enda isiklikud lemmikud ka juba paari päevaga välja kujunenud? Mis sealt saada on? Täna võtsin ühte kohalikku hot dogi, mis oli täitsa okei ja siin on palju erinevaid lihatooteid, et toiduvalikut nagu on ja maitseb täitsa söödavalt. On ka taskukohane, tuled päevarahaga toime? Jah, tulen päevarahaga toime, jah, et see konkreetne hot dog oli, tegelikult kui ma nüüd tagasi mõtlen, oli isegi natuke kallis, see oli mingi 5 eurot. Aga iseest saab hakkama, jah, päevarahadest hetkel piisab. Päevarahadest piisab, ma juurde siis ei saada rohkem. Ei no, võib alati saata. Võib alati saate. Räägi nüüd, mida sina ootad viimasest päevast? No loomulikult teise koha heitlus, aga midagi veel? No kindlasti seda, et kas Tänakul õnnestub mõni punkt kuskilt võtta, olgu see siis sellega, et kas ta jõuab ühel või teisel viisil esikümnesse või kas tal õnnestub punktikatset midagi noppida. Ja teine asi, mida ootan, on see pikk 35 kilomeetrine Totatesi katse, mis on tegelikult ju kogu ralli kõige pikem. Et saab põnev olema näha, kuidas seal autod ja refid vastu peavad. Kuidas seal teised ajakirjanikud rallit vaatavad? Kas kõik on enamasti ikkagi servicepargis või käivad nende liiva ka maitsmas? No Dirtfish käib kõige rohkem ringi, aga minu arust suurem osa ajakirjanikest on kas just meediakeskuses, aga see oli ikkagi Lyoni rallipargi ümbruses. Et ma ise ka tegelikult ei ole ühelegi katsele veel jõudnud ja need reede ja laupäev on see õhtu on lõppenud seal 1,3 kilomeetrise katsega, mis tegelikult on täpselt rallipargi taga. Aga kuna nad sõitjad tulevad kohe otse sealt intervjuutsiooni, siis tegelikult ei jõua seda ka vaatama minna, siis sinna tuleb väikse ringiga minna ja pärast joostes läheb nagu intervjuu jaoks juba kiireks. Ega logistiliselt vist ei ole ajakirjanikul lihtne minna katsele ja siis jõuda veel intervjuud ka tegema? Pigem mitte, jah. See muidugi sõltub, kui sa võtad mingi sessiooni esimese katse või teised, siis ju lõunapauseks jõuab ikka tagasi. Aga fakt on see, et siin ei ole praktiliselt ühelgi kirjutaval ajakirjanikul ei ole oma autot seekord. Palju eestlasi oled näinud? Eesti fänn, me teame, et Eesti 2 fotograafi on kindlasti kohal, Timo ja Jaanus, tervised neile, kui näed, tervita meie poolt. Aga Eesti fänne? Jaa, Eesti fänn on koha peal küll. Et kui õhtul hakkasin rallipargist ära kõndima, tuli üks seltskond vastu ja isegi selles mõttes tuttavad näevad, et ühte mees sealt ma aitasin neljapäeval piletikeskusesse või aitasin otsida, kus see piletikeskus on. Ja kui vaadata ka neid WRC otsepilti, siis tegelikult ka katsetel hakkab Eesti lippe silma. Et Eesti fänne on see tegelikult, ma ei oska öelda arvuliselt kui palju, aga piisavalt, et ikkagi võib täitsa rallipargis suvalisel hetkel vastu tulla. Mainisid piletid, palju pilet on, kui sa tead? Ei tea. Ma ütlen ausalt, see on see nende ajakirjaniku rõõm, et akrediteeringuga ei pea ise piletit soetama ja ei ole selle tõttu ise ka vaatan, mis see siin maksma läheb. Aga tundub, et on kõigil pilet, kes seal katse ääres on või saab niimoodi metsikult puude vahelt ka luurama minna? No see, mis katse kõrval teede juures toimub, seda ma ei oska öelda, et kuna me ise ei ole katsetel käinud, siis seda ma ei tea. Aga rallipark tundub tasuta? Rallipark, ei, seal on ikka mingid kaelalipikut või mingid käepalla, midagi on ikka vaja, seal kontrollitakse väravate juures. No Rally Estonia on sel aastal tasuta, nii et
meie peaksime oma massiga üle panema need mehhiklased. Noh, elame-näeme. Kuule, aga selge, Kaspar, laseme su jälle kotile. Kahuti sa vist meiega ei jõua mängida? Ma hea meelega läks varsti magama, jah. Aga mine magama ja homme, sinu aja järgi homme, meie aja järgi täna õhtul võtame korra veel ühendust. Võib-olla isegi sina aru said. Väike salvestus tegime tund aega varem, et Kaspar saaks natuke puhata ka. Ja, muidugi. Aga Eesti fännidest rääkisime, kui saaks korra minu ekraani siia taustale, siis vaataks ja ma ei tea, suuvi jookseb vett. No ülilahe. Selgi see karjäär. Ma just vaatasin seda servise Melu Kasel ja selline tunne tuli, et Mehhikos mina varem käinud ei ole ja ma arvan, et minna, käia Mehhikos ja vaadata rallit ka tundub lahe, et äkki ma prooviks selle ära teha järgmine aasta. Järgmine aasta või? Prooviks äkki, kui on. Ma ei tea, ma kalendrit ei ole veel. Aga kelle me sinu asemele paneme siis? Ma teen ka siis Kaspari kõrvalt. Aga äkki see tehnoloogia areng on nii kõva, et me saame ikkagi saate teha Võib-olla. Sina sealt Selgise karjäärist ja mina siit. Võib-olla küll, vaatame, mis saab. Ei, aga äge komandeering Kasparile. Ja, muidugi. Ja Kaspar saab hästi hakkama. Jaa, absoluutselt. Vaatame nüüd, kui hästi sai Kaspar hakkama täna õhtuse meie järgi väga vara hommikul umbes 3 paiku tehtud intervjuuga Ott Tänakuga. Ott Tänak, Mehhiko ralli teine täispikk võistluspäev on selja taga, et räägi, kuidas oled rahul kiirusega, mis õnnestus täna Fordi masinast välja pigistada? Seega ma arvan, väga mingit kiirust ei ole, mille üle rahul olla, aga ma arvan, positiivne oli, kuna täna mingeid tehnilisi probleeme ei olnud, et saime murevabalt sõita ja lõpuks saime hakata siis nii-öelda õppima või aru saama, et kus me oma asjadega oleme, et kindlasti omajagu kaugel hetkel sellist naturaalset autosõidutunnet ei ole, aga eks ma nii-öelda vastavalt oludele üritasin nagu võimalikult siis hästi manageerida seda antud olukorda ja eks siis näis, mis tulevik toob. Mille taha sa tunned, et praegu see nii-öelda, nagu sa ütlesid, naturaalne sõidutunnetus jääb? No ütleme, et ma arvan, mina ei oska nii sõita, nagu see auto tahab sõita ja auto ei sõida nii, nagu mina tahan sõita. No kui me eksi, sa oled üldarvestuses tõusnud praegu 11. kohale, et homme kas nii-öelda fookus on ainult punktikatsel või lähed ka nii-öelda üldarvestuses mingit kohta püüdma? Fookus on pigem selles, kuna meeskond tahtis, et ma ralli lõpuni sõidaks, siis ma arvan, kilomeetrite pärast sõidame lõpuni ja mis ütleme, et eks üldiselt tänane näitas ka, et kindlasti oli mõistlik seda rallit edasi sõita, aga ma arvan, punktidega on keeruline, et nii punktikatsel kui ralli üldkokkuvõttes ma arvan, siit punkti saada on hetkel keeruline. No ma vaatab ees natuke üle 60 võistluskilomeetri, selle hulgas ka ralli kõige pikem katse, et räägi, mida see 35 kilomeetrine katse endast kujutab? Esimene siis kuskil 17-18 kilomeetrit on sama tee, mida me oleme täna juba 2 korda kasutanud, et see saab pigem olema suht hea pidamisega lõik ja sealt edasi keerame maha ütleme, et väga sellise kitsa aeglase tee peale, mida ei ole veel kordagi kasutanud. Me isegi ei ole seda kunagi siin Mehhikos kasutanud, et päris keeruline lõik, et ma arvan, see üleminek saab omajagu keeruline olema ja samamoodi rehvivalik ei saa lihtne olema. Aga aitäh ja edu! Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kõllid vaadatud, kuulatud, tagasi stuudios Roland Poom ja Gunnar Leheste räägivad rallijuttu. Kuidas Kaspar hakkama sai? Üli hästi. Minu arust ka? Väga hästi, super. Aga mis me Oti videost kõrva taha panime? Kindlasti Powerstage'i punkte võib-olla ei ole mõtet nagu lootused liiga suureks kerida. Miks? Ott, nagu ta ütles, et võib-olla isegi enne seda nii-öelda Oti
intervjuud, ma ei süvenenud liiga palju katselõppude kommentaaridesse ka, et ma ei teadnud, et ta tegelikult tegelikult nagu proovis maksimumi võtta sealt, aga kogu see kompott hetkel ei tööta tal. Nagu ta ütles, et auto ei tee seda, mida tema tahab ja auto pole temaga võib-olla nii väga rahul. Et ma isiklikult pigem võib-olla arvasin, et seal on mingi teema lihtsalt, et nii-öelda, mis seal ikka püüda on, pigem lihtsalt vaikselt kindlad kilomeetrid ära koguda. Aga tundub, et seal on tegelikult ikkagi hetkel keeruline seal kruusa peal selle autoga hakkama saada. Et siis ei hakka Power Stage'iks liiga suuri lootuseid panema, loodame, et mingid punktid tulevad, aga eks siis ole näha. Aga kellele sa paneksid Power Stage'il suured lootused, kes võiks olla kõige näljasem nende 5 lisapunkti järele? No eelkõige oleneb, mis saab Evansi ja Neville'i võitlusest. Et kui see jääb viimase katse peale, siis kindlasti need 2 meest lähevad poodiumi 2. ja 3. kohta jagama, ehk nemad teoreetiliselt peaksid seal eesotsas olema, aga kindlasti Ogier ka ei anna neid punkte niisama ära, aga jälle statistikat vaadates Kalle Rompera on see, kes võtab alati maksimumi, nii et hästi keeruline praegu oletada, ma arvan, et seal 18. katse või tähendab 22. katse peal on juba näha, mis seis on, et kas see 2. ja 3. koha võitluses on mingi selgus majas või ei ole. No intriig number 1 oli Lappi kohtumine elektripostiga, aga intriig number 2 on see, mis paistab praegu meile vastu, kui me vaatame MM-sarja virtuaalselt üldtabelit. Sébastien Ogier läheb seda sarja 3 etapi järel juhtima, olles 2. etapi vahele jätnud. Läheb juhtima hetkeseisuga 1 punktiga Kalle Rompera ees. Ja siin on kõvasti spekulatsiooni olnud sotsiaalmeedias ja kõikjal, et kas see ei tekita mehel mitte soovi tagasi tulla täishooajale? Ja kusjuures järgmine etapp Horvaatia on selline üpriski läheb päris mustaks, ütleme see asfaldiralli. Et tema stardiks esimesena, mis annaks tal jälle stardipositsiooni eelise. Võiks minna küll. Ma ise mõtlesin just sama, et kas ta ei mõtle, et okei, et head tulemus on, äkki prooviks. Ja kui vaatab poole aja pealt ei tule, siis jätame pooleli, et võiks panna siit mõned nüüd järjest ära. Äge oleks iseenesest, ma oleks selle poolt kindlasti. Kas teised mehed oleks ka sõitjad? Ütleme see hästi keeruline. Ma ütlen, mina ei ole väga suur fänn selles mõttes selle loogikaga, et mingid sõitjad tulevad, teevad mingid rallid ja valivad siis rallid, et nii-öelda stardipositsiooniga võite tulla võtma. Ma usun, et ma ei tea, pigem see loogika võiks olla olemas, et tule sõida, siis pane lõpuni ära juba. Et käia neid üksikuid etappe lihtsalt nii-öelda oma lõpuks sõitmas tegelikult on ju, ja meeskonnale punkte toomas, ma ei ole väga suur selle loogika sõber. No on tehtud juba aastaid seda ja tehakse ilmselt ka edaspidi. Ja ega selle vastu ju ei saa ja meeskonnal on tegelikult minu meelest Hyundai alustaski seda põhiliselt, kus hakkas nagu väga intensiivselt neid sõitjaid vahetama. Aga ega seal midagi teha ei ole ja punkte tahavad meeskonnad saada, nii et sellega jätkatakse. Üldtabelit vaadates virtuaalselt rõhutame, et siin kõik võib veel muutuda ja Power Stage'i punkte siia veel arvutatud loomulikult ei ole. Ott langeb 5. ja 41 punkti temal jääb siis hetkeseisuga Sebastianist maha 10 punktiga, ei ole ka midagi hullu. Ei ole tegelikult ju 3 etapi peale 10 punkti ei ole hullu ja kindlasti Otil ka need ütleme siis head rallid tema jaoks on ka veel tulemas, et ma arvan, olla peale Rootsit sarja liider oli kindlasti kõigil üllatust talle ka endale samamoodi. Jah, ideaalne oleks, kui mõned punktid saaksid Power Stage'ilt ikkagi kätte, et see vahe suuremaks ei käriseks. Aga üldiselt tegelikult ma arvan, et on olukord väga okei ja siin on aega selle autoga veel tööd teha. Hooaeg on alguses, nii et ma arvan, kõik on võimalik. Rääkides Toyotas, siis kolmik juhtimine muidugi, aga mulle meeldis see, mis Ogier ütles kohe katse lõpus ka, et tal on kahju, et Lappiga nii läks, temale võitlus meeldib ja ma arvan, et sellepärast käibki sõitmas, et ta tegelikult ei taha ka domineerida ja vaikselt kulgeda, et talle meeldib ikkagi mees-mehe vastu heitlus. No loomulikult, ega iga sportlane ikkagi ütleme, kui sa lähed võistlusele, kus sul nii-öelda konkurentsi ei ole, see on ju igav, et sa ikkagi lähed sinna nii-öelda võitluse pärast mees-mehe vastu võitlema ja kui ühel hetkel, kui see ära kaab, siis loomulikult
ütleme, see pinge kaob ära ja ma arvan, et täna Ogier tuleb ikkagi väga pingevabalt seda viimast päeva, mis muidugi ei ole halb, et tegelikult ta sai siin ikkagi pinge all sõita natukene aega. Aga jaa, sõitjate jaoks ka tegelikult on, ma ütleks, oluliselt mugavam sõita, kui sa oled mingis võitluses sees, et kui hakkavad need vahed suureks kärisema, siis tegelikult võib hakata juba endale asja juhtuma, see nii-öelda eriti nendel meestel, kes teevad veel, testivad mingi juppe või koguvad kilomeetrit, koguvad datat, et noh, sa ei ole asja juures võib-olla 100% enam, et sellises õiges võitluses kindlasti on see info selline realistlikum. Aga tänasest päevast rääkida, siis vaatame, kes meil katseid on ka võitnud. Ogier alustas katsevõiduga sel katsel, kus Kallel see õnnetus, mitte Kallel, vaid Esa-Pekal see õnnetus juhtus. Edasi Neuville on paugutanud meil katsevõit tükki 3 järjest, 15. katse jäi meil sootuks ära. Jälle Ogier, 16. katse ja 17 jälle Neuville ja 2 viimast Miki Hiirt siis Otipidu. Vähemalt Ott ikkagi võtab need publiku katsed ära. Statistikasse juurde midagi. Jaa, absoluutselt. Aga Neuville on jätkuvalt minu jaoks üllatav, et jah, kui me vaatame, et Ogieril 40 sekundit kaotust, mida on, pigem võime öelda, et on nagu üldtulemuse mõttes võib-olla palju, aga see tempo on ikkagi üllatavalt hea minu meelest, et kui ma reedel tegelikult, ma arvan, et reedel rääkisime ja ta oli reede õhtuks seal kuskil 4 või isegi päeva peal ta vist oli tagapool vahepeal. Et see tundus minu jaoks see nagu reaalne hoog, millega Neuville tuleb seal. Et ta ei ole nagu selles võidu oos kindlasti Mehhikos. Aga tuleb välja, et tegelikult on saanud oo üles ja tundub, et Hyundai tegelikult on väga hea siin raskel ralli, sest lappi ilmselgelt oli väga hea ja tegelikult Neuville ka suudab seda hoogu hoida ja tempot juhatada. Päeva lõikes on siis Neuville olnud Evansist 5,4 kiirem ja Ogier'st 5,6 sekundit aeglasem. Ott päeva lõikes 5, 45,8 Ogier'le kaotust. Oleks nälga rohkem, oleks motivatsiooni rohkem, küll ta seal eespool oleks. Jaa, ei, seda muidugi. Aga tegelikult ma arvan, et võib positiivsena võtta seda, et Rovamperaga võrreldes, ütleme siis päeva kokkuvõttes on vahe 6,2 sekundit, nii et meile võib tunduda võib-olla Oti jutust ja võib-olla tulemusi vaadates, et see olukord Fordi, Cruza ja Oti segu on üpriski kehva veel ja tööd on väga palju teha, aga ütleme, tulemus näitab seda, et tegelikult ütleme, asi päris lootuset ikka ei ole, et siin on, ma arvan, võib-olla sellist peenhäälestust natukene teha ja see asi saadaks suht kiiresti korda, et kogu see Mehhiko data on eriti oluline, sest ju varsti on Portugal tulemas ja seal on seda infot kindlasti vaja, mis siit kogutud on, et see auto ja Oti kombinatsioon töötaks paremini. Olgugi, et natuke merepinnale lähemal. Jah, aga samas nagu tegelikult sai hästi palju juba mainitud siin kogu nädalavahetuse jooksul, et esimest korda Cruza peal Fordiga ja Cruise jääb Cruisaks, vahet ei ole, kui kõrgel see Cruise on või kui suured kivid seal on või kui lahtine pinnas on, et tegelikult loogika on ikkagi olemas. Aga räägime WRC2-st ka, ega neil pikk päev pole olnud. Päev ajaliselt küll pikk, aga palju nad sõita nüüd mitu katset lõpuks said? Nad said sõita lõpuks siis 16, 17, 18 katsed ehk 3 katset just. Masendav? Tegelikult ütleks, et see korralduspool veits lonkas ikka siin, et pole varem sellist asja näinud. Mingisugune, midagi oleks seal nagu võinud teistmoodi teha, et kogu esimene luup jäi vahele ja teise ringi nad said siis sõita, aga ikkagi kokku vist kilomeetrit tuli 50 natuke peale, mida nad said sõita ainult kogu päeva peale. See lõhnab või selle järgi, et need ühenduskohad katsete vahel võiks kuidagi paremini... Ja öelda nii, et alternatiivteid järelikult kas ei olnud, või nad peavad olemas olema, aga võib-olla siis... kus sa võtad need vägedes? Võib-olla siis ajaliselt enam ei klappinud, et kui alternatiivteid kasutada, et nii on ja said sõita ainult... Ralli 1 autodega need katsed ära ja oligi aeg lõhki, et ei saanud kedagi teist enam peale lasta. See nii oli, ütleks, et
väga suur prohmakas korraldajat, et ei oleks oodanud midagi sellist. No õppetund kindlasti neile järgmiseks aastaks. Ja kindlasti, aga ütleme ka seda, et Euroopas kindlasti sellist asja juhtuks, sest Euroopas ma usun, et neid teid on igal rallil rohkem, kus saada neid autosid juhatada, kuidas kähku järgmise katse starti on. Jah, ma ei ole Mehhikos käinud, ma ei tea täpselt, kuidas need teed jaguneda, aga ma usun, et selles oli teema. Ma ütleks, et see on ikkagi natukene parem õppetund kui see, mis jaapanlased said, et nende taga seisis ju ka teleülekanne. WRC 2 taga sul ei seisa teleülekannet. Ja, seda küll, jah, nõus. Aga WRC 2 üldseis ikkagi Gus Greensmit paugutab. 31,6 sekundit Formeau ees edu. No ütleme, Mehhiko kontekstis ei ole kõige suurem, aga mingi turvaline maa on viimastele katsetele minnes. Formeau teine, Lindholm kolmas, Solberg neljas, Gaetanovitš juba jääb seal 2 minutit. Kusjuures tegelikult täna oli Solberg väga kiire, aga ka peale eilset rehvi purunemist ta ju ütles, et nüüd on ainult flat out ja täiega panek, et siin ei ole midagi enam, sest palju neid kilomeetrid oli, mida nad sõitsid, oli see 50 pluss on ju. 22 sekundit Oliver Solberg kiirem. Muidugi Gus Greensmit kindlasti saab siin sõita vähe turvalisemalt ka, et see vahe on olemas, ta ei pea siin pingutama ja nagu ma ütlesin, Solberg lubas nagu kõik välja panna, et tõusta veel. Et selles mõttes Solberg tegi kõva päeva, aga Greensmit minu jaoks jätkuvalt mega kõva tulemus, arvestades seda, et ta võttis selle otsuse vastu istuda sinna Rally 2 autosse ja üritada tiitli peale sõita. Emil Lindholm muidugi võib-olla veidi pettumus, et me teame, et ta vist ka valitsev maailmameister, nii et natuke oleks oodanud sealt juurde panna, aga ta on esimest korda Mehhikos. Jaa, aga põnev heitlus kindlasti jätkub seal. WRC 3 on meil ka 2 meest, aga seal on Diego Junior, Dominguez Junior juhib 15 minutiga Jason Bailey ees. Võt, nendest ei ole vaja rääkida. Nendest ei ole vaja rääkida. Aga millest on vaja rääkida, kindlasti on meie kuulajate küsimused, mida on tulnud oma jagu ja katsuks nendega kuskilt pihta hakata. Üks pilt on alustuseks. Kui ma loen küsimuse ette ja kui me saame selle korra pildi ka äkki ette kuvada. Ingmar kirjutab meile, tere! Kuulaja küll ei näe, aga palun selgitage, mis asi see siin on. Härra Wilson Puma proovimise videost jäi silma eriline summuti lahendus. Miks see lahendus hea on? Kas selleks, et Wilsoni kõrvakuulmist rohkem säästa, on pandud veel üks lisapütt taha ja nüüd vaatame seda summuti lahendust. Roland, kommenteeri summuti lahendust. Ma ei näe seda praegu, sorry, ma istun liiga kaugel, aga väga huvitav on see, sest kui Ott tegi esimest testi seal samas selle Pumaga, siis seal oli see sama sumbutaja küljes väljalase. Ja juba siis ma mõtlesin, mis asi see on, miks? See toru oli sealt üle katuse. Ma ei tea, miks see on selline pandud. Mis loogika seal taga on? Ma ei kujuta ette. Peame härra Wilsonile kõne tõmbama vist. Võib-olla ma uurin teistelt ka, võib-olla keegi oskab öelda, äkki õhtul saates. Sest tõesti, see oli ka Oti esimeses testist küljes, et see ei ole ainult Wilsoni kõrvakuulmise pärast. Jaa, jääme siis ühesõnaga Ingmarile vastuse võlgu. Proovime õhtul ära vastata selle küsimuse. Jaan on meilt küsinud, hea saade ja pange ikka edasi, aitäh! Aitäh! Mida tähendab see sage lause, mis rallimeestelt tuleb, et ei tunne ennast autos kõige mugavamalt? Kuidas see väljendub ja mis teeb autos oleku sõitjale mugavaks või ebamugavaks siis? Autoseadistus eelkõige ikkagi. Hästi, ütleme, mulle meeldis Lappi üks vastus, kui talt küsiti, et kas seadistus on ideaalne, siis ta ütles, et autoseadistus ei ole kunagi ideaalne, aga ta on päris hea. Ehk ebamugavaks teeb see olemine, kui auto ei tee seda, mida sa tahad. On loogiline, on ju. Seadistust on vaja muuta, auto balanssi. Kui juba natuke rohkem fundamentaalseks on vaja minna, siis on vähe keerulisem. Siis on, nagu me teeme, Pumaga oli tööd Otile väga palju. Et sellised suuremad lahendused, mida on vaja muuta. Et kõik see, kui mugav autos on olla, on ikkagi seadistuse taga ja eriti Mehhiko puhul, kuna Mehhikos koha peal testida ei saa, siis et see auto paika saada on päris keeruline. Aga jah, see on see, millega nad tööd teevad, sõitjad terve ralli vältel, et see auto saada nii-öelda mugavaks ja seade paika saada. Aga seda lauset ei kuule väga tihti, et jah, auto on mugav. Kas auto saab olla 100% mugav? Nagu Lapp ütles, ei saa. Aga on ju ka öeldud, kas või Oti enda suust, et ei tohigi olla mugav, natuke peab olema ebamugav sõita. Ja seda ma olen nõus, siis on ju nii-öelda vaja ka tööd edasi teha kogu aeg,
et kui auto on juba mugav, ega siis sa jäädki sellega sõitma, aga alati olud muutuvad, et ühel katsel ta võib olla ideaalne. Aga järgmisel katsel juba on olnud teised ja jälle on vaja midagi mõelda, et see töö on nagu, see on lõputu töö, see ei lõppe kunagi. Jälle helistad insenerile, küsid nõu, mida teha, mida muuta, services jälle lahendate mingeid küsimusi, et no see on lõputu töö alati. See on vist päris nadi tunne, et sul on kõik 100% mugav, tunned ennast katsetel suurepäraselt, aga vaatad, et ajatabelis 3. Jah, ega selles mõttes sellises olukorras juba tekib nagu küsimus, et kuskil peab midagi häda olema. Et kui sa tead, et sõitjana sa oled nagu peaksid olema tipus, on ju, auto on väga hea, juba tunned, et noh, siit nagu pole mõtet rohkem näppida, aga tulemust ei tule, et siis juba peab võib-olla vaatama natukene kuhugi, et kuskil on mingi suurem probleem, et tavaliselt ikkagi, kui sa juba autost tunned ennast hästi, kõik klapib, sõita on ka ikkagi nii-öelda tasemel, tipptasemel, siis need ajad peavad tulema ka. Ma vahepeal vaatajatele ütlen seda ka, et püsige lainel, saate lõpus mängime Kahooti ka. Ei ole sinna väga pikk tee minna, loeme mõned küsimused veel ette ja siis pange näpud valmis ja teadmised ka. Vihjena võin öelda, et Mehhiko rallist on küsimus, et üks küsimus on meil ühe saatekülalise kohta. Ma ei ütle kumma, meil oli siin 2 saatekülalist olnud. Meil on käinud Urmo Aava ja Martin Sesks, aga siis on natukene Mehhiko kohta sellised trivia küsimusi ka Vimkaga. Aga Jaanil oli üks küsimus veel. Kuidas rallimehed manageerivad oma rehve, kui alla on pandud erinev segu, näiteks Rovanpera 1 kõva ja 3 pehmet, kas nende töötemperatuurid erinevad pole? Minu loogika ütleb, et kui üks saavutab optimaalse temperatuuri tööks, siis teine ju ei tööta nii hästi. Ja, on küll nii, jah. Eks seal jälle tehakse kompromisse, et kui sa tahad oletama minna 4 kõvaga 2 pehmet kaasalt igaks juhuks või noh, eks siis tulebki sättima hakata, et jälle olukord, kus sa ei saa ennast autot 100% mugavalt tunda, sest sa pead nagu rehvidega hakkama mängima, sest ühel katsel saad panna kõvasid kasutada, järgmisel katsel on vaja kasutada pehmeid või, ma ei tea, läheb rehv on ja pead hakkama diagonaali kasutama või üldse 3 kõva ühte pehmet, et see on kõik selline nii-öelda optimaalne lahendamine seal, et kuidas sõita ise paremini ennast tunneb tegelikult juba. Aga selles mõttes point on õige, et töötemperatuur on erinev, rõhud muutuvad erinevalt, aga siis ongi juba, et kas sa viskad nii-öelda diagonaali alla, kui on vaja kasutada näiteks 2 pehmet, 2 kõvat või olenevalt pinnasest või oludest siis, et kas sa tahad ette pehmet rehvi saada, et rohkem tractionit või taha, kui on selline, ma ei tea, lahtisem ja tahad taga otsa rohkem pidamist, et siis hakkad nagu ise sättima enda loogika järgi, et kuidas see toimida võiks. Kui me juba rehvide juures oleme, siis mis arvad, kas see lahendus, mis ERC-s on, et erinevad rehvitootjad on mängus, võib varsti ka VRC-sse tulla? On see ennast õigustanud ERC-s? Ma arvan, et selles mõttes on õigustanud, et täna on ERC-s väga suure meeskonnaga kohal rehvitootja MRF, kus ka Sesks sõidab. Et esiteks on andnud ühe väga suure meeskonna sarjale juurde. Aga teisalt ka, ma arvan, on põnev jälgida, mis nii-öelda, ma ei tea, ralli jälgi või fänni vaates tegelikult, et mis oludes, mis rehv töötab, tuleb, see rehvi nüanss tuleb kindlasti oluliselt rohkem välja. Ma ei tea, kas seda nagu VRC-s vaja on, et võib-olla see võrdsus pigem ikkagi nagu VRC sarjas tundub kuidagi loogilisem, et ERC on selline, kus saad katsetada, ütleme, see ei ole selline maailma kõige suurem rallisari, aga ma pigem arvaks või isikliku vaatena ütleks, et see nii-öelda monoref võiks ikkagi olla VRC sarjas ja tundub see selline võrdsus tase, et kui ühel läheb ref, siis ei hakata süüdistama ühte tootjat ja teine ütleb, et tal on see tootja, tal on ikka jube ja ref ja pigem olgu monoref. Okei. Argo on meile saatnud küsimuse kell 2.40 öösel. Tervitused Argole. Loodetavasti oled üles ärganud ja vaatad ka meid otse. Küsimus järgmine, et kas ja miks on rallireeglitesse pandud punkt, et ilma kõrvalise abita ei tohi lõppu jõuda, et kui finišijooneni sõbrad fännid aitavad ja siis väsivad ja kaardilugeja abiga äkitselt saabub auto üle finišijoone, kas siis on kaamerad ja mikrofonid äkki minetunud oma lojaalsuse spordi vastu ja pöörduvad kohtu poolele? Siin läheb filosoofiliseks, aga... Uskumatu, et 2.40 sellist filosoofilist teksti tuli. aga miks siuke punkt on?
mis me arvame? Oota, mis see punkt nüüd oli, et ei tohi kõrvalise abita ei tohi finišijooneni jõuda. Kõrvalise abiga, mitte abita siis. Kõrvalise abiga, jah. Jah. No selles mõttes see loogika, kuidas ma ütlen, et ei saa olla nii, et auto läheb katki, siis tuleb üks fänn, viskab nööri taha ja lähme servise poole. Et ma arvan, et see nagu ütleme, see reegel lihtsalt nii-öelda summutab ära kõik selle, mis seal siis ümber olla võib, et keegi tuleb, annab pett, kui sul, ma ei tea, radikas lekib, ei tohi teha seda. Ainult kasutad seda, mis sul autos on, ainult oma jõudega, kaardijulega ja sõitja. Et jälle tundub kuidagi ausam. Ühel läheb auto katki, kus on 100 fänn ümberringi, on ju 100 matsi tuleb aitama, sorry, väljendi pärast. Teisel läheb auto katki, on võib-olla 1-2 meest, ei oska midagi aidata. Et võib-olla jälle see võrdsuse koht, nii et pigem olgu see reegel selline, et ei tohi midagi teha, kui see, et ma ei tea, slepp ei tohi autot võtta, aga mingi sõbrad võivad appi tulla küll, nagu ma ei tea, autot lükkama, et pigem olgu nii, et mitte midagi. Mul on mälus hoopis üks case, kus Martin Järve jooksis finišisse. Mäletad seda? Millegi pärast Ott viskas ta varem maha või auto jäi kuskile seisma, aga oli vaja kontrollpunkti jõuda. Siis enne katset või? Enne katset pigem. Ma arvan, et see pidi olema ennem, sest seda võib teha küll ja et tihti peal on ka see, et kui katse hilineb, siis nii-öelda selle esimese aja kontrollpunkti vahel ja stardijoone vahel, sinna mahub 3 autot umbes ajaliselt. Ja kui katse hilineb, siis sinna tekib selline järjekord ja siis juba tuleb hakata jooksma sinna ajakontrollpunkti, et sa pead ikkagi oma ajas selle ajakaardi ära andma. Ideaal stardiaeg lihtsalt siis lükkub nii-öelda edasi, et siis kui järg sinuni jõuab. Kui see nüüd katse ajal juhtuks selline asi, et ma ei tea, toimub enne katse lõppu välja sõita, mis on tegelikult näiteks hea näide oli Ken Tornil juhtus Rootsi rallil 1 aasta, 2019. Mõned 100 meetrid enne lõppu sõitsid teelt välja. Nad said auto välja vist kaevatud, aga Kuldar Sikk juba jooksis, oli vist Kuldar Sikk kõrval, jooksis katse lõppu, andis ajakaardi ära või mingi selline teema oli, või Ken sõitis üksi lõppu ära ja Kuldar tuli järgi või mingi selline teema oli. Et siis on, selline asi ei ole lubatud, et koos peavad tulema ikka lõppu. Argo on kell 2.56 pannud ka kolmanda küsimuse. Tal on veel kell 1.26 ka, selle oleme ka ette. Aga küsimus kell 2.56 tuli väga lühike, et kas järgmiseks ralliks on Fordil trumbid käes, kuna on asfaldiralli? Tõenäoliselt asfaldi peal on olukord parem kui Mehhikos kruusal. Esimene Ford hetkeseisuga stardib asfaldirallile 5. kohalt Ott ise. Jah. Seal on võib-olla see, et Ogier langeb ju eest ära. Jah, tõenäoliselt. Küsimus selles, et kui palju, mis olud seal Horvaatias on praegu, kui palju hakkab see asfalt seal mustaks minema, kui palju lõigatakse. Aga ma ütleme, see on okei. Ma arvan, et see stardipositsioon ei ole väga kehv. Võib-olla võiks seal kuskil paar kohta eespoolt tulla. Aga ma usun, et Horvaatias on okei, sest asfaldi peal me oleme näinud, et olukord on kindlasti parem kui praegu kruusal Mehhikos. No seda, kuidas sel aastal asfaldil sõidetakse, me oleme näinud ainult Monte Carlos ja... Mis oli päris kuiv. Jah. Et selles mõttes... Aga kindlasti... üks ralli me ei saa sellelt mingit järeldusid. Ja, et selles mõttes kindlasti on... Ja Horvaatia asfalt on natuke teissugune. Ja, seda küll. Et okei, Otilt ei olnud mingit maailma parimat tulemust Montest, on ju. Aga kindlasti seda Monte loogikat saab nüüd edasi Horvaatiasse kanda ja see olukord peaks olema juba parem, kui ta oli Montes see auto asfaldi peal. Nii, Argo kell 1.26 tulnud küsimus. Kas ainult mulle tundub või on see nii, et Rally 2 masinate jõudlus neil tasase maa või Miki kiiruskatsetes on suht sama, mis suurtel WRC autodel või on see äkki Fordi mootorile parem õhustik, kui Ott seal on paremaid aegu näidanud Miki kiirtel. Kas nad ei peaks veidi pihustatud vett lisama, et auto kiiremini liiguks sinna sissetõmbe osasse mootoril? Vaata, küsimus on see, et miks siis Ford Miki kiirtel nii hästi sõidab? Aga kas on nagu Ford üldiselt või pigem võiks öelda, et nagu Ott? Sest Ott on alati Miki kiirtel hea. Alati öeldunud. Ma ei tea, ma ei usu, et seda nüüd võib Fordi pähe panna, et Ford on nii hea nendel, et pigem on, ma ütleksin, et Ott väga hea alati neil on. Ja see nendel Miki kiirte katsetel on alati kõige lühem tee, kui on hästi palju neid kuskil poognaid vaja teha või ümber ringteede lasta. Vaata, kas mingid tulevad täiega külgeed lasevad seal.
ja siis vaatad, kuidas Ott tuleb nüüd vaikselt hiilib sealt seest. No, see on umbes nagu jääraja loogika, kui jääreajal sõita, et jube lahe on vaadata külgiselt, kuidas külgest tuled, aga pärast teine tuleb sirgelt niimoodi, et ei libise ka ja paneb kalendriga. Et tihtipeale seal on jah, see loogika lihtsalt, et Ott sõidab väga targalt neid katseid ja teised võib-olla natuke liiga palju lustivad. Ingmar küsib meilt küsimuse, mida ma soovitan tegelikult Kasperil küsida homme viimase küsimusena, et miks Ott ei kanna Martini brändi suvi päikseprille? Martini bränd või? Tuleb nii välja? Ma ei teadnudki. Ma ei ole selles väga kindel, aga okei. Või et äkki küsimuse mõte on selle, et Martin kannab, aga Ott ei kanna? Kannab, jah. See on järelikult Martini koostööpartner. Ega selles mõttes võivad olla erinevad, eks? Mitte ei või, vaid taast ongi. Et samamoodi Martinil on ju olnud erinevad siin automüügid, näiteks Nordauto nii-öelda toetaja, mis ei ole olnud Otin. Nii et kaardluga sõitjate vahel on erinevad toetajad vabalt võivad olla. See ei ole minu probleem. kasutatud Mazda on pärit Nordautost. No näed, sõidab. Heiki, mulle Heiki küsimus meeldib. Soovin teada, mis värk selle kütusega on. Kas iga katse eel pannakse autosse katsejagu ja pisut peale või pannakse sinna kohe kõigi katsete jagu? Kuna auto võtab katsel rohkem kütust kui ülesõidul, siis kas olukorras, kus katse jääb pooleli, toimub ka nii-öelda tühja ringi tiirutamine, et saaks kütust vähemaks, et auto oleks kergem? Esiteks, tühjalt ringi tiirutada ei tohi, ralliauto ei tohib sõita ainult seal, kus roadbookis märgitud on. Tuuritada võid ju? Tuuritada. Koha peal? See võib-olla ei võta liiga palju kütust, et seda kulutada. Aga seda olukorda ka ei teki, et seda oleks vaja kulutada, sest roadbookis on ka märgitud kindlad tankimispunktid, kus siis kütusepartner tangib autosid. Ehk siis üks tankur on rekkaga, Total äkki see aasta ka veel. Lähed autoga sinna punkti, ütled, mitu liitrit tahad, pannakse sisse ja kõigil sama kütus, sama lugu. Ehk seda olukorda ei teki, ma ei tea, puusalt panen, et ongi, sõidad selle oma mingit, olenevat jälle ülesõidu pikkustest, näiteks tead, et sul on 3 katsega kütust vaja, sõidad servicepargist välja kuskil, ma ei tea, külapoe parklasse on tehtud see nii-öelda tankimisala, lähed tangid ära, välja on arvutatud, mitu liitrit on kütust vaja, et jõuda järgmisesse tankimispunkti. Et seda olukorda tavaliselt ikka ei teki, et okei, jah, kui katse jääb ära, siis seal tekib mingi ülejääk, aga siis jällegi järgmises tankimispunktis ei ole nii palju vaja panna, kui nii-öelda ideaalis, kui kõik katsed toimuksid. Ühe päeva lõikes palju neid tankimispunkte võib olla? Umbes? Kui sa oled sõitnud, ma ei tea, Eestis näiteks? Iga kord servisest välja minnes on olnud ikka. Ja kui on pikemad ringid, siis on ka vahepeal kuskile nii-öelda küla vahele pandud tankimispunktid. Ütleme, ma ei tea, võib-olla 3 tankimist päevas ikka või 4. Okei, põnev. Georgil on niisugune natukene kriitilisem küsimus ja siis on veel 3 põnevat küsimust ka. Rolandile ka suunatud siin mõni. Georgi küsimus loeme ette siis. Ei taha küll Oti suhtes kriitiline olla, kuid kas teil ei tundu imelik, et Ott räägib 4 aastat juba sama juttu, et auto annab halba tagasisidet, ei leia autoga ühiskeelt ja nii edasi. Samas teised vahetavad ka autosid Lapil 3 rallit Hyundai 2 poodiumi konkurentsis, et siis 3 rallist 2 on tal poodiumi konkurentsis olnud. Saan aru, et sõitjate stiilid on erinevad ja nii edasi, aga kuidagi liiga pikalt on see juba. Samas muidugi alates 19. aastast on tiitel võidetud ainult Toyota sõitjate poolt. Kas see näitab, et Hyundai ja Ford ei oska sama häid autosid teha või mis? Okei, M-spordi puhul vabandatav, et pole tehase tiimi ja nii edasi, aga Hyundai puhul. Ühesõnaga, ma ei tea, mis me sellest tagasisidest arvame. Mõni räägib, ma ütleme selle peale, et mõni jätab midagi endasse, aga Ott üldiselt, kui tal ikkagi midagi meeldis, ta läbi lille, ta annab sellest ikkagi märku. Jaa, ma arvan, et me võime selle niimoodi kokku võtta küll, et mõni räägib, mõni ei räägi ja see, mis tegelikult tagataustal toimub, me ei tea seda, et nii on lihtsalt. Nii, aga need põnevamad küsimused. Kuidas rallisõitjad söövad, kui katsed on hoolduspargist kaugel? Autosse sööb kaasa. Ega ei olegi midagi, mingid batoonid, suhkrut tõsta, energiat saada. Ega seal selles mõttes ei olegi midagi, et kui sul see üks luup on nagu, ma ei tea, ütleme pool päeva pikka, siis sellest võtad kaasa midagi. No ütleme, sa ei saa sinna kaasa võtta
mingit salatit, sest sa oled ikka liikuvas saunas. Ja päris seda ei võta, aga sellist midagi lihtsalt, banaanid, mingid joogid, võib-olla mingid, mis annavad energiat, et see on see, mis sa võtad kaasa. Aga ei, Service Pargis toimub ikkagi söömine, nii-öelda päris söömine, et muu on selline rohkem snäkkimine. Aga jah, enamasti sellist kerget toitu, et mis annab energiat ja ma ei tea, kala, päris seapraadi sisse ei tõmba, et uni peale tuleks. Aga jah, enam-vähem vaadatakse pastat, kala, midagi sellist, mis annab palju sisivesikuid, aga päris und peale ei too, et raske seedida oleks. Teine küsimus, kas me teame, mis on Oti lemmiktoit ralli ajal ja miks? Ega vist ei tea. Oska öelda. Jälle Kasparile vihje. Kaspar võib käia küsida. Roland, mida sa Eesti rallide ajal sööd, kui väldid ja kuidas väldid uniseks jäämist peale söömist? Ma just vastasin sellele küsimusele õnneks ära. Süüa kõrge süsivesikurikkad toite ja mitte sellist rasket toitu, et nagu ma ütlesin, seapraadi panna ei saa, et siis viskab jah une peale, et pigem selline mis ma ütlesin, kalapasta või sööd üldse mingit banaani, värki-särki, teed mõned võikud. Eesti rallid on nii lühikesed, et siin seda probleemi väga ei ole, aga MM-rallidel küll juba peab selle peale mõtlema. Tuuli ütleb Rolandile palju õnne sünnipäevaks. Aitäh! Eilse päeval on see küsimus tulnud kell 18.46. Me natukene vastasime ka Tuuli su küsimusele juba, mis puudutab seda, et kas Ogier mõtleb, et kuna meistritiitel on nüüd paistab jälle, et kas siis teeme teise hooaja kaasa. Tuuli ütleb, et mina ei usu, naine ei luba ja chillimisplaanid on juba tehtud, sõidab ikka ainult lemmikuid. Ja ei täitsa loogiline, et pere kodus ei taha, et oleks ära, aga me ei tea, me saame spekuleerida, võib-olla, vaatame, mis Horvaatias, kas tuleb Horvaatiasse või ei tule. Ingmaril on 2 küsimust, millest teine on päris huvitav, esimest me oleme juba rääkinud täna. Kas legendist on ainult üks koopia kaardilugejal? Kui legendiga midagi juhtub, siis on ralli läbi või on legend siiski üles pildistatud, et õhtusöögi lauas Martin jõuaks kiiresti uue vihiku omale kirjutada? On keegi kunagi kasutanud ka elektroonilist legendi, tahvlit või telefonisõidu ajal? Alustame sellest, kas elektrooniline legend üldse on lubatud? Seal Dakari rallil on elektrooniline. Ma ei ole kindel, kas sellel on mingit reglementi, kas see on lubatud või ei ole. Ma arvan, et ei ole FIA poolt, sest seda on kasutatud, olen näinud, et on kasutatud Inglismaal paar korda. Aga ütleme, tehnoloogia peale ei ole mõtet liiga kindel olla. Kas tehakse koopiaid? Kindlasti on koopiad olemas seal, kus on gravel crew'd kasutatakse. Aga ma ei oskagi öelda. Ma arvan, et väga paljud ei tee või osad ei tee, aga ideaalis ikkagi võiks mingi koopia olemas olla kuskil. Reikol on küsimus, ma arvan, et me selle küsimusega tegeleme päeva jooksul, sest see nõuab natukene nuputamist. Sul, Roland, on ju siin Tallinna peale aega nüüd nuputada. Küsimus on siis selline, et kõigepealt esmalt aitäh väga hea saate tegemise eest. Suured tänud jälle. Alati on tore teie arvamusi kuulata. Mõtlesin teilt küsida, et milline on teie unistuste WRC kalender, kui peaksite selle kokku panema, etappe võiks olla sama palju, kui on sel aastal ehk 13. Teeme siis õhtuks, ma panen enda 13 unistuste rallit ja sa paned enda 13. No proovime õhtuks ära vastata. Lähme päris hulluks selles mõttes, et ka need, mida ei ole viimastel aastatel sõidetud ja võtame võib-olla ERC sarjas ka mõned ägedamad. Vastame selle õhtuni, et tule õhtul tagasi kuulama. Jaa, kindlasti. Ja mängi meiega ka Huuti ka loomulikult, kui sa vaatad. Kohe hakkame ka Huutiga pihta. Egert, tere 6. käigu kutid. Mis võib olla Oti sõidustiilis nii erilist, et tal ei õnnestu juba mitu aastat sõita stabiilselt vana Oti kiirusel? Näiteks Lappi ju autoga väga rahul ja kiirust on rohkem kui teistel. Nüüd on hea, Lapil läheb see ralli hästi, siis on hea võrrelda muidugi, aga... Ei olegi midagi, ma arvan, sõidustiil on sama, lihtsalt auto ja sõidustiil tuleb saada klappima, et kui autod vahetuvad, siis on natuke tööd teha, et see auto enda järgi seadistada. Ja rohkem ei olegi, sõidustiil on kindlasti sama, nagu tegelikult Ott ka seal intervjuus ütles, et tulevad mõlemad pooled natuke klappima saada. Ja tead, küsimuste ringiga oleme jõudnud ja anname välja ühe särgi ka. Tavai. Kellele me anname? See, kes küsis... Särk on siis T-shirt Storylt välja pandud ja võtame ühendust, kuidas mulle meeldis, sa saad särgiga ühendust? Mulle meeldis see kütuse küsimus, sest see oli päris selline spetsiifiline ja võib-olla inimestel huvitav kuulata. Aga nüüd on see, et kes selle meil küsis, ega sa ei mäleta. Ei. Kas see oli, kuidas oma rehve, ei... Kütuse küsimus või? Jaa. Nii, ja nüüd ma jään täitsa lolli olukorda siin ju. Ma jään siia
senikaua valmista ette meie viimane rubriik, mis on siis vaatame ette WRCfan.comi edetabeli. Ma kohe... Vaatame tegelikult lappi keeras minu ennustuse tuksi. Ma langesin... Nii, ma leidsin. Heiki. Olgu, Heikile. Heiki Pruul. Palju õnne. Särk on sinu. Jaa, 30 kohta langesin Fantasy ennustuses, aga siin on kõvasi mehi. Meil on täitsa oraaklid koos, mulle tundub. Ja siis siin esimene mees oli Georg Kuitar. Nüüd võib kuvada minu ekraani ka korraks jälle ette. Ja see tegelane pani Montes kõik täppi ja hetkel on tal ainult teine koht, mitte täppi pandud ülejäänud jälle kõik paigas, nii et kõva vend. Rootsis läks natukene viltu tal, aga siin oranži viskab vahele, aga jah, Mehhikos, kui Oti asemele siia saaks Evansi, siis võib Kuiterile MM-tiitli juba sooja panna. Aga ei, siin on teisi tublisid tõusjaid ka, vaatame Erki teisel kohal meie liigas, Liisi 4. kohal ja Kasper, aplaus. Ja töö, hoiab meie taset siin ka. Kasper võiks kinni panna selle asja, muidugi oleks päris stiilne. Aga vaatame, ise ka paistame kuskilt. Mina olen 50 kuskil nüüd või? Ai. Mina olen 54, ma langesin 30 kohta. Ja sina oled 49. 49 või? Jah, sinul on 145,5, mul on 144,5, 1 punkt vähem. Jaa, mul siin Ogier, no Ogier vist on kõik pand või? Ma arvan, et ei leidu inimest, kes ei panda Ogier'd või kuskil äkki leidub. Ja Lappi siis jah, läks nihu natukene. Aga ei midagi, 6. Kaik liiga ootab teid ühinemist ka, ma arvan edaspidi, näe, Eigo 52. kohal ja Roland 54, jah. Sest palju meil etappe veel järel on? Meil on veel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veel, et on võimalik ka ju niimoodi see liiga kinni panna, et 3 esimesel pole ju osalendki. Jaa, ikka on võimalik, muidugi. Jaa. Aga lähme Kahoodi peale. Kahoodi peale, jaa. 21.30 siis oleme uuesti eetris rallijuttudega, aga laseme siia lõpukõllid ära ja siis mängime Kahooti. Jääge lainele. Jääge lainele, jah. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.